Tervitan, lugupeetud televaatajad. Ma jõuan siia Ahto juurde. Siin on täna puude lõikamise töö käsil. Nii, siin on üks professionaal juba kohal ja juba lõikab. Nii, mul on siin täna 3 saagi kaasas, üks selline retrosaag, siis selline väike stiil ja forsseeritud Eko. Riided on vahetatud, turvasaapad on jalas ja nüüd ma lähen otsin peremehe ülesse, tervitan koera. Nii, siin on praegu kavas nende 2 kuivanud männi eemaldamine. Ahto juhatas mind siia, siin peaks kuskil koer olema. Nonii, oi. No tere. Kes mu varasemaid videosid on vaatanud, see mäletab seda putsikat küll, nüüd on ta pisut suuremaks saanud. Aga koera praegu välja lasta ei saa, sellepärast seal käib selline ohtlik töö. Et siin oli see teise maailmasõja ajal oli see kõva pommitamine siin. Okei. Ma ütlesin, et esimest korda nägin, et nii kõrgel puuatas on. On nii kõrgel. Keset oksa on nagu mingi. Ma kuulsin jah, seda nagu oleks millegi vastu läinud. Ma võtan siin mingid asjad videosse ka praegu, et ega sul selle vastu midagi ei ole, kui natuke filmin sind. Mul vend on siin hobi langetajad, see kõik muud langetamine. Ma olen poolprofessionaal, ma olen amatöör, ma olen poolprofessionaal, siin on üks professionaalne. Nüüd olen ka poolprofessionaal, enam ei tegele nagu professionaalselt. Ma räägin natukene kaamerasse, et siin käib nüüd keti teritamine niimoodi hästi kiiresti. Et keti ei tulegi nüridaks lasta, et kett on veel terav, siis tuleb hakata teritama, et see on vähe teritada ja vaata, mis mudel on. See on Husqvarna 445. Nii, aga professionaal me rohkem ei sega, et seal ühe hoone taga on juba üks suur puu langetatud ja ma lähen tükeldan nüüd tolle väiksemateks pakkudeks ära. Nii, Saks Tolmar 114. Peaks olema 81. aasta saag. Ja nüüd tuleb tankimine. Tankimise jaoks on mul tehtud spetsiaalne siukene hark, millega saab hästi keerata neid korke lahti. Nii, Ahto tuli ka siia. Enne minu saabumist langetati selline poolik kuivanud mänd siin ära ja ma nüüd tükeldan selle väiksemateks pakkudeks, et saaks selle ära viia siit. Väga ilusti laulab. Aga nagu näha, et siin starteri see nööritagastusvedru on kuidagi feilanud. Siin see vuuk, see puu ise võib hakata seda latti siit niimoodi kinni pressima, nagu kruustangid pressivad detaili, mis on sinna vahele kinni pandud.
ja selleks tuleb natukene siin tähelepanelik olla. See puu on siit osast nii jäme, et sellest vahetusest võiks jätkuvalt ühe korraga läbi lõigata. Nii nagu näha, see on mingisugune 3. sordi puu, kõlbab ainult küttepuuks. Oleks see asi siin veel mingisugune 3-4 aastat seisnud, ei oleks see puu enam küttepuuks ka kõlbanud. Ma keeran natukene haagruvi väljapoole, ehk täiskoormusel saab siis segu olema pisut rikkam. Sellepärast siin on sellised mõnevõrra pikemad lõiked ja mootor saab korralikult koormust. Et siin mootor kahjustada ei saaks ülekoormuse tõttu, üle ei kuumeneks, kokku ei jookseks, siis ma pööran praegu siit veerand pööret haagruvi väljapoole. Segu pisut rikkamaks. Rikkam segu teatavasti siin mootori sees jahutab paremini mootorit seest poolt. Siin starterit mitte arvestades. See saak töötab üllatavalt hästi praegu. Pagan eetriväliselt siin. Ma saingi mürsukillule pihta. Oli kohe tunda, kuidas läks metallile vasta. Ja siin on kohe näha ka, kuidas hammas on, teraserv on täiesti kahjustunud juba. Mulle sellele on kaasas teine latt ja kett. Ma panen nüüd selle teise lati ja keti siin. See on profisaag. Tollal 80. aastate alguses paljud firmad 50 kuupsentimeetrilisi nagu hobisaage või poolprofisaage veel ei teinudki. Siin on nüüd näha seda pingutus, tifti. Siit ma pööran vastupäeva, siis see tift läheb tahapoole. Nii sai päris hästi. Nii, aga need mürsukillud on tavaliselt kas umbes nii pikad ja maksimaalselt nii pikad. Kui siin ma sain killule pihta, siis ma nüüd lõikan maha ta siit 7 cm siit poolt ja teise 7 ja siit 7 cm siit poolt. Siin nagu näha, et sinnapoole, kuhu ta langetada tahab, tolles suunas seda puud. Siit on ta lõikas sellise kiilu välja ja nüüd viimati, mis me nägime, ta lõikas keskelt, keskosa läbi, et see hõlbustab langetamist. Ja nüüd ta lõikab siit tagant. Nagu näha, see latt on selle puu jaoks natuke lühikene. Kui on vahelt mõned puud teha, siis mõned puud langetada, siis suurt vahet ei ole, et langetab selle lühikese latiga ära. Läheb selle tõttu paar minutit rohkem aega, siis nii pikema lati panemine selle sael ei tasu ära, et see lati vahetamine saab rohkem aega kui selle lühikese latiga kaotab. Nii natuke veel lõigata ja siis hakkab puu kohe kukkuma. Selline suht ohutu langetamine, sellepärast, et midagi siis pähe kukkuda enam ei saa. Need on ilusti kaldu ka, sinnapoole kukkuma peab. Ja nagu näha, ta on lõikas selle kiilu siit
sisse küllaltki sügavalt. Ja see jällegi hõlbustab langetamist, sest mida sügavam see kiil on, seda rohkem on selle puu raskuskese eemal sellest kohast, kus see puu nüüd peab hakkama läbi painduma ja horduma. Nii, natukene veel saagida, kiiluga aidata ja lukub. Nii, nüüd võiks isegi saagimise järgi jätta ja kiiludega ümber ajada. Aga kuna see on selline ohutu, siis ta võib rohkem lõigata. Nii, siin on nüüd väga hästi näha see, kus ta lõikas keskelt selle keskosa läbi. See on selle jaoks hea, et siis langeb puu kergemini. Kuna see, kus on läbi lõigatud, selle koha pealt ei pea ta ei hoia kinni. Nii, ja teine samasugune siin veel. Nagu näha, kuigi see puu on kuivanud, siis siit keskelt on seda tervet puitu veel küllalt. No mingisugused seened kasvavad. Siin on huvitav rähnipesa. Kus auk on siin. Aha, see puu on olnud niipidi. Nii, see rähniauk on siin, mida rähn siia toonud on. Samalt. Nii, ja siin ongi nüüd kõik tükeldatud. Tuleks nad veel natukene niimoodi laiali jalaga lükata, et vaata, kas nad kuskilt veel kinni ei ole oma vahel. Aga nüüd on niimoodi, et seal professionaalil on üks suur puu tehtud, teisega hakkab ta tegelema. See puu, mis on seal nüüd maas, seda ma praegu tükeldama ei saa hakata, sellepärast et ta hakkab seal tööd edasi tegema. Nüüd tekib mul väike paus. Nii, ja selle pausi ma kasutan ära selle keti teritamiseks. Ma panen uuesti saele selle lati ja keti külge ja teen terituse ära. 36 hammast on vaja ära teritada. Nii, nüüd ühe hamba ma värvin punaseks. Et siis ma tean, millal ring peale saab. Viili kõrgus peab olema hamba suhtes selline, et sellest teravast osast siin peab viili läbimõõdust jääma kuskil 20 kuni 25% sellest teravast osast ülesse poole, ülejäänud osa allapoole. Nii, ja siin on nüüd näha, et kui ma nüüd viilin, siis selle abinõu see pind siin, see pind toetub siia punase osa vasta ja hoiab viili õigel kõrgusel. Nii, ja see 30-kraadine nurk on siin sellele abinõule niisugune joon siia sisse stantsitud, aga seda ei ole hästi näha, selle ma tavaliselt selle punase markeriga üle, et siis on lihtsam orienteeruda, hoida seda 30-kraadist nurka viilimise käigus. See punane joon peab jooksma paralleelselt selle keti või latiga.
nii, 1/36 on tehtud. Selle viili vibratsiooni järgi nagu tunneb ära ka, kuna see asi on teravaks saadud, siis see viilimine muutub nagu selliseks sujuvamaks ja vähem vibratsiooni tekitavamaks. Viilimine õnnestub väga hästi. See on Oregoni kett ja Oregoni ketid on mõnevõrra pehmemast materjalist võrreldes stiiliketiga. See lühem kett on siin stiilikett. Ja tänu sellele pisut pehmemale materjalile, või tegelikult ei saa öelda pehmemale materjalile, et mitte nii kõvale materjalile, nagu stiiliketil on. Tänu sellele siis sellele mitte nii kõvale materjalile läheb see viilimine kiiremini. Viil võtab nagu paremini. Pooled hambad on viilitud. Nii nagu siit näha võib, et üks hammas on nüüd niipidi nurgaga, teine on siit niimoodi nurgaga, vaheldumisi. Et nüüd üle ühe siitpoolt viilitavad hambad on mul tehtud ja siis need hambad on tegemata. Et neid tegemata hambaid nüüd teha, siis ma pööran selle sae niimoodi ümber. Ja nüüd ma saan siit niimoodi viilida ülejäänud hambad ära. Siin on ka võib-olla näha, et see terav ots, mis peab nagu puu sisse läheb, on niisugune tömbiks läinud ära. Ja siin teritatud hambal on ta ilus terav. See on üks kõige rohkem kahjustunud hammas ja siit ma pean maha viljama kuskil hinnanguliselt 0,6–0,7 millimeetrit. Viil on hea ja materjal mitte nii kõva ja siis selle 0,5–0,6–0,7 millimeetri maha viilimine siin ei võta palju aega. Siit on nagu kild välja murdunud. Ja see tahab saada ka kuskil 0,7 millimeetrit. Siit tuleb kuskil 0,7 millimeetrit niimoodi maha viilida. Siin juhtus selline lugu, et see tõstuk ütles ülesse. Tõstuk ütles ülesse ja ta oli üleval korvis kuskil 20–25 minutit, mitte midagi ei liikunud. Ja siis pärast helistamist sai eraldi pikas juhtmega toodud toide ja siis sai vähemalt ära alla lasta. Ja nüüd ta läheb ja viib selle tõstuki ära ja toob uue. Mis tähendab siis seda, et ma saan siin hakata neid asju lõikama. Siin on praegu 95% tüve läbimudust läbi lõigatud. Ma olen oma lõikamistega jõudnud nüüd nii kaugele, et siin järgmise lõike juures on siit alt näha, kuidas see tüve osa on siit õhus. Ma saan siit nüüd täielikult läbi lõigata ja siis ma proovin teda veertada.
ta on ilmselt liiga raske, et võib-olla tuleb ikkagi kuskilt veel pooleks lõigata. Aga ma proovin ikkagi veeretada. Natukene veeres. Nii, ma arvan, et sellest aitab ka. Nii, bensiin lõppes sellel. Teeme sellega edasi. On kohe tunda, kuidas selle on rohkem võimu. See on hämmastav masin. Vinge jõud on taga ja ainult 50 kuupsentimeetrit. See puu kõige raskesti lõigatav muidugi ei ole, aga sellegipoolest on lõikekiirus muljet avaldav. Ja just, et selline suht väike ja kerge asi lõikab nii võimsalt. Vahelduseks võiks midagi siit lõigata.
nii, siin on suurem osa ära lõigatud ja ikkagi on igasuguseid, näiteks siin, see on metall. Sellise naela läbilõikamistsaega ei pruugi nagu tunnetadagi. Nii et siin juba teine kett saab metalliga kokkupuute. See on kanthambaga kett ja siin on tunda, et see ots enam terav ei ole. Nii, aga vaatame, mida siis siin pööstuki otsas tehakse. Rohkem ei oleks mõtet selle tõstes kohtas lõigata, et võiks juba maast langetada. Seda nüüd selle koha peale. Mida ta minu arust väga õieti teeb, on ta kasutab haamrit, et kui on ka kuskilt mingi kiilu välja lüüa või need plastikkiile sisse, et siis kui seda asja teha kirvega, et siis kuskil ikkagi lööd kuskil mööda või siis see kirvest põrkab kuidagi tagasi ja siis võib endale jalga kirvega saada. Aga haamriga on see tunduvalt ohutum. Paistab, et selle puu läbimõõt on natukene väiksem, et natukene mugavam on tükeldada ja siukene natukene parem küttepuu tuleb ka sellest, ma vaatan. Nüüd hakkab tolle teise puu langetus. Ja selle eelmise puupakk on siin ja see on natukene väiksem. Mis su nimi on? Oliver. Ah. Nii,
ei söö minu kinnast ära. Võta seda, ole. Istu. Istu. Jään. Istu. Ei. Istu. Tubli. Väike vihmahoog on järgi jäänud. Ja lähme vaatame, mis toimub. Siin on nüüd juba 3 puud lühemaks lõigatud. Ja nüüd vist hakkab nende langetamine. Nii, nende poolikute langetamine veel praegu ei alga, et võetakse siit see 4. ka ära, millel on siin rist. Altpoolt vaadates on näha, kui ilusti on see ots siin õhus. Ma saan kogu selle tüve osa niimoodi ära tükeldada, et asi on maksimaalselt mugav. See tüvi näiks olevat hulka vinskem kui see eelmine. Nii on uus päev ja võiks ka üle vaadata, mis siin eelneval päeval tehtud sai. Mul eile sai kaamerapatarei suht vara tühjaks ja laadijat kaasas ei olnud. Nii, siit on maha võetud 2 puud ja siit on maha võetud 1, 2, 3, 4 puud on siit võetud.
Oliver, kes töötas selle tõstukiga kõrgel, sai ka metalliga tuttavaks päris mitu korda eile. Nii, siin on näha, kuidas on veel kahelt puult ülaosa ära lõigatud. Need tuleb veel langetada. Kuna selle tõstukiga Oliveri arboristi teenus on väga kallis, siis need pooleldi püsti olevad puud tuleb siin langetada nii-öelda oma jõududega. Aga see ei ole keeruline. Nii et siin tuleb siis 7. ja 8. puu. No kuusamid tõmbad. Ikka metsa poole tõmbab, jah? No nii. Kuule, tule, lämme teisele poole, lämme. Tule. Nii, ja siin nende puude lähedal kohe on siis mitmes see siis on? 9. puu. Nii, ja sealt paistab juba üks suur vaher. See vaher oli selle valge hoone poole nii palju kaldu ja tal on palju aastaid tagasi üks suur haru ära kukkunud. Selline pool haige, pool terve puu. Ja see on siis 10. ja viimane puu, mille Oliver siin niimoodi tugevalt ära kärpis. Ja seda oksarisu on siin nüüd väga palju. Nii et võib öelda, et tegelik töö veel alles algab. Ja see, mis eile 2 mehega sai tehtud, on võib-olla ainult 3. töömahust. Siit nendest jämedatest okstest tuleb ka küttepuud, aga see küttepuu tuleb suht suure vaevaga. Nii, tule ära, tule tagasi. Lähme vaatame teiselt poolt seda. Nii, tule, vaatame teiselt poolt seda vahterpuud. Siin on näha jah, see kuskil 10 aastat tagasi ära murdunud suur haru. See puu oli siin nii pikk, et kui see oleks mingi pikselöögi saanud, ta oleks siis läinud sellel hoonele külge. No kuhu sa meid tõmbad? Vaatame siit veel lähemalt. Nii ja siis selle jäänuki langetamine siin on selline, et läbilõikamist on siin küllaltki palju. Eelnevalt tuleb see risu siit ära koristada, siis saab alles seda langetada. Nii, siin on nüüd näha, et neid puid on siin ikkagi väga palju. Siin näiteks on üks selline väiksem kuusk, mis on ära kuivanud ja neid on siin palju. Siin see Oliver selle tõstukiga sai Ahtol tellitud ikkagi eelkõige seetõttu, et need puud olid kõige ohtlikumad. See siin hoone poole kaldu ja siis need männid ohustasid elektriliine. Nii, ja 11. puu on siis selline siin. See on tegelikult see esimene puu, mille ma ära tükeldasin selle video alguses. No nii, Fidži. Mis vahekokkuvõtte siis teeksid vaatajatele, mis? See koer on selline võrukael, et selline noor loom, et kui teda siin nööri otsas ei hoiaks, siis ta 15 minuti pärast paneks kuhugi minema. Siin on suhksed lõhnad, et lase olla. Nii, sääsed on küljes, jah. Koeral siin sääsed söövad. Ma otsisin mõned mürsukillud ka välja
eelmistest aastatest. See on selline väiksem ja see on mõnevõrra pikem. Paljud suuremad puud on selliseid mürsukilde täis. Ja need mürsukillud on nagu kõik nagu kuskil sügaval puu sees. Ehk 44. aastal, kui need sinna sattusid, siis olid puud väiksemad. Nii, ja siin see läiki osa on siis saeketi tehtud jäljed. Ja siin nagu näha, et saekett sellest tükist jagu ei ole saanud. Tükk on ketist jagu saanud. Nii, aga selle sae starter tuleb nüüd lahti võtta. Siin on nüüd näha, et kui suur ja massiivne on selle sae hooratas. Hooratas ja magneeto ühes. See Saks Tolmari firma tegi sellest saest suuremad mudelid oma 60 kuupsentimeetrit, vist oli 68 kuupsentimeetrit mudelid. Praktiliselt samale karterile, mis seegi. Paljud osad selle sae juurest siis sobivad Saks Tolmari suurematele mudelitele ka. Nii et selle sae kohta võib öelda, et see on justkui suure saeplatvormile ehitatud 50 kuupsentimeetrine saag. Ehk siis selline keskmise suurusega saag suure sae kuues. Nii nagu näha, siin on kõik puhas. Ma olen selle sae lahti võtnud ja korda teinud. Ja pärast seda ma palju tööd ei ole teinud. See kruvi on siit kõvasti kinni, ma panin ta kunagi keermeliimiga. See nöör tõmmatakse tagasi niimoodi, et see vedru on tavaliselt pinge all. Ta on pinge all selliselt, ma näitan kohe. Selle vedru see ots, see aas siin, läheb siia selle nuki taha. Selle vedru teine ots on siin. Ja siin peab olema selline aas, mis läheb siia selle ümara plastiku taha. Aga näha, et see ots või see aas ei ole siin enam aas, vaid ta on nagu sirgeks ära paindunud. Ehk ta on siit nagu tagant ära tulnud ja ta on siin nagu ringi käinud. See vedrumaterjal on sihukene habras. Kui ma võtan mingisugused näpitsad ja proovin seda aasa siin taastada, siis ta võib ära murduda. Et parem lahendus on, ma arvan, siia puurida väike auk sisse ja panna ta kinni selle korpuse külge väikse boldiga. Ja seda ma ka teen. Õnnestus see bolt siit läbi saada. Ja nüüd ma ei pane seda otsa mitte selle vana koha peale siia tagasi, vaid siia selle koha peale. Mul oli täna plaanis siia Ahtola appi tulla ja hakata seda oksarisu ära vedama ja sealt samamoodi. Aga tekkis selline tõrge, et selgus, et suuremat sõiduautohagist siin koha peal ei ole ja see hagis täna siia ei ilmu ka. On ainult sihukene väike hagis. Aga sellega neid oksi ära vedada ei ole mõtet, et see saab väga kiiresti täis. Küll aga saab selle hagisega ära viia neid pakke ja nende pakkude ära viimisega ma siin alustan ka. Rehvi kandevõime siin, ma arvan, suurem asi ei ole. Nii et rohkem ei maksa peale panna. Esimene väike kärutäis on maha laaditud.
väiksele kärule. Edeneb see töö siin jõudsalt. Siin on mul õnne olnud. Lõikamise ajal seda näha ei olnud. Nii ma võtsin käru tagant ära, sellepärast et mul isa tõi selle suurema käruga ära. Ja nüüd läheb juba töö edasi tolle käruga. Siit tuleb üks selline suuremat sorti rämpsukoorem. Siin on näha, kuidas selline jämedam kraam on seest pehkinud. Ja siin ka siit küttepuud enam ei tule. Nendel kahel männil on siin olnud nagu näha rohelist kraami veel küljes, aga nad on ikkagi omadega olnud täiesti läbi. Ma vaatasin selle risukunniku üle, siit on vaja veel üht-teist lõigata ja need kännud tahtis ahta ka lühemaks saada. Ja nüüd ma panen siis käima oma saagide kollektsiooni kõige kallima sae. Kui ma peaksin sellele saele mingisuguse hinnalipiku juurde panema, siis see on 500 eurot väärt saag. Mitte seetõttu, et see mudel nagu algselt teab, mis kallis mudel oleks, aga ta restaureerimisele läks küllalt palju aega ja mõnevõrra raha ka. Ja ta on eriline ses mõttes, et ta on erimudel valget värvi, mida toodeti ainult väga lühikest aega. Selline rohkem reklaamivärk oli, kui tehti mõningaid Saks Tolmar mudeleid 4 kuu vältel väikses koguses valget värvi. Kui varem nähtud Saks Tolmar 114 on 51 kuupsentimeetrine ja mootori võimsusega 2,3 kilovatti, siis see on 1,7 kilovatine ja 40 kuupsentimeetrine. See siin on muuseas jääkelder. Siit 100 meetri kaugusel on Emajõgi. Ja siis omal ajal talvel toodi siia suured
jääkamakad, mis saeti jää seest välja. Ja siin sai siis hoiustada head paremat. Nii. Näed, siin on uravad ka endale tagavarad varunud. Teiselt poolt on ka sissepääs. Ja neid on siin 3 tükki. Nii, ja selle 40 kuupsentimeetrise sae kohta võib öelda nii, et on tunda, et jõudu on tal vähem selle Sax-Tolmari 114. mudelist, aga ta töötab ilusti. Siin neid kände ma selle saega lühemaks lõikama ei hakka. Selle latt on liiga lühikene ja võimsust natukene vähe. Selle ma teen ikkagi pikema lati ja forsseeritud ekoga. Esimene kuurem oksarisu on peal ja need ma viin nüüd ära. Siin on üks suurem oksahunnik ja siin on teine. Ma panen siia otsa need asjad maha. Mõnikord autoga, näiteks tagurdades, on see känd praegu nii palju madal, et ei pruugi näha ja võib otsa sõita.
teine koorem on ka täis. Võtsin teiselt käänult ka koore maha. Hästi paks koor on. Ma võtsin koore maha kahel põhjusel. Üks on see, et siis läheb läbimõte väiksemaks. Ja teine on see, et siin maapinna lähedal on palju liiva ja see üristab ketki. Ja kui asi on niimoodi ette valmistatud, on meeldivam tööd ka teha. Nii, võib lõigata. Nii õnneks metallile pihta ei saanud. Nüüd ma lõikan mootorsaega veel siia sellise faasi peale. Et kui siit mingi transpordiga tulla, siis läheb ratas ilusti üle selle kännu. No nii, tänase päeva töö.
ja selle platsi peal võib öelda, et sai 3/4 tööd tehtud. Ja sellega võiks siis videole joone alla tõmmata. Nii Fitši, jäta vaatajatega hüvasti ja kohtume järgmine kord.